Hea lugeja, olen kirjutanud käesolevat raamatut ainult ühe eesmärgiga. Tõmmata sind pead ja südant pidi seiklema hämarasse aega, millest ajaloolisi allikaid napib, koos seiklejatega, kelle vaatenurki pole siiani kirjanduses avatud. Kus jooksevad minu raamatus loomingu ja ajaloo piirid? Ajalooline romaan ei tähenda teaduslikult dokumentaalset raamatut. See on pigem maagiline koht, kus kirjaniku kujutlusvõime ja tajutud ajalooline reaalsus kokku saavad. Leiad minu raamatust sündmuseid ja detaile, mis on päriselt juhtunud, mida olen uurinud ja uurimise käigus ka teistelt targematelt nõu küsinud. Samal ajal olen mõningaid fakte teadlikult moonutanud ja täiendanud, lähtudes loogikast ja loomingulisest mõtlemisest. Niisuguse tegevuse eesmärgiks on olnud emotsionaalset pinget ja põnevust kruvida, ehk isegi külmavärinaid tekitada. Loodan, et lugeja ei pane mulle pahaks, et Rüksee nimelist mõisa Kesk-Eestis ei asu. Nagu pole olemas ka Rõokse nimelist küla. Soograti ja Henrik von Diesenhuseni loost ei leidu Eesti rahvapärimuses ainsatki jälge. Eesti naisi, Soograt Gretti, Rabarebest, Tammetugeva Marretit, Kuusevaigu Irmat pole mainitud üheski 17. sajandi kroonikas, nõiaprotsessi dokumendis, rahvaluules ega kusagil mujal. Tegelikult pole eriti palju teada, kuidas eestlased, eriti naised, 1625. aastal elasid. Ajad olid väga rasked, kogu Eesti aladel võis 17. sajandi alguses elada umbkaudu 100 000 inimest. 1558 kuni 1583 kestnud Liivi sõda oli juba varemetesse viinud paljud rajatised üle Eesti. Seal hulgas raamatus mainitud Paide, Wittgensteini ordulinnuse, Kärkna, Falkena kloostri, Tartu, Dorpati toomkiriku. Lisaks sõjale olid ka nälg ja katkuepideemia inimeste ridu harvendanud. Järgnesid Poola-Rootsi sõjad, mis laastasid jätkuvalt maad ja võtsid inimelusid. Julge on kujutleda toimiva mõisa tegutsemist Kesk-Eesti kandis sellisel ajal, kuid raamatus on see vägagi olemas koos mõisa ja külarahvaga. Milline võis olla talurahva elu? Masendavalt raske? Kindlasti. Kuid inimesed elasid päev korraga endal hinge sees hoides nii hästi halvasti, kui nad oskasid, lootes kergema aja tulekut, olles täielikust teadmatusest tulevast ajast. Kuigi katoliiklus ja protestantlus võitlesid ülemvõimu pärast Eestimaal, lootis talupoeg ikka pigem oma jumalate peale. Kui söögi- ja joogipoolise ohverdamist hingedele ja hiitele võib arvata pigem tavaliseks Eesti muinasusu osaks, siis raamatus kirjeldatud vereohver on minu lisandus. See sobis edasi andma eestlase ängi olemust, mis muu hulgas ka tänapäeva eestlast piinab. 17. sajandi algusest ei ole eriti säilinud murdekeelseid allikaid, mille põhjal saaks luua Kesk-Eestis päriselt kõneldud murdekeele. Ja kui seda ka saaks teha, ei saaks ükski tänapäeva lugeja sellest aru. 19. ja 20. sajandil räägitavad murded erinevad 17. sajandi murdekeeltest juba rohkelt. Autorina jätsin endale vabaduse luua peale väljamõeldud kohtade, sündmuste ja tegelaste ka Eesti murdekeel, mis ei kõlaks tänapäeva lugejale liialt võõrana, kuid annaks aimu teistsugusest kõlast, kõneleja iseloomust ja vanusest. Keel on tunnetuslikult kokku pandud erinevatest murdeelementidest, lähtudes mõnikord sõnast ja selle tähendusest, vähem keeleteadusest ja kirjakeele reeglitest. Lisaks väljamõeldud Eesti murdekeelele leiab lugeja raamatust ka 17. sajandi alguseks hääbunud hurakeele fragmendi. Seegi on looming,
kokku seatud 16. sajandil kirja pandud kura ja läti segakeelsest meieisa palvest ning liivi keelest. Oletus kuradi ja kura sõnade samatähenduslikkuse üle muistsest ajast jäägu Sookret Kreti mõttelõngaks, mida päris tõepähe võtta ei saa. Samamoodi pole teada täpset kurakeele hääbumise tagamaad. Seegi on osaliselt ajalooallikatel põhinev väljamõeldis. Ajaloolised isikud Jakob de la Gardie, Gustav Horn, Hermann Wrangel, Mattias Forbus esinevad raamatus kõrvalosades ning nende roll on ajastu tausta avada või teeb nende tegevus võimalikuks peategelastega juhtuva. Ajalooliste isikute endi lugu selles raamatus ma pigem ei ava. Välja arvatud Jakob de la Gardie perekonna lugu, mis seletab, miks üldse sõditakse Eestimaal. Kuid minu raamatu eesmärk oligi anda rohkem sõna neile, kelle kohta ajalugu vaikib. Põltsamaa Oberbaleni lossi vallutamise sündmuste käik on väljamõeldis. Olgugi, et rahva pärimusest on kõlama jäänud jutt salakäigust, mis viis lossist Kuningamäele. Põltsamaa ja Tartu vallutati tegelikult erinevatel aastatel, kuid soovisin need paigutada dünaamilisemaks sündmuste arenguks 1625. aasta sooja aega. Tartu vallutamise sündmusi, linnatornide plaani ja tegevuste järgnevust proovisin kujutada võimalikult lähedasena teadaolevale. Koht, kus Rootsi legendaarsed väejuhid vaatavad pikksilmaga Tartu linna, on samuti väljamõeldis. Olgugi, et Galileo Galilei oli teleskoobi ja ühtlasi ka pikksilma tõepoolest loonud juba 1609. aastal. Raamatus esineb mitmeid rahvaid ja keeli, sest Eestist jooksid läbi erinevate riikide piirid ja siin kõneldi erinevaid keeli, millest päris ori aru ei saanud. Lisaks Poola-Rootsi sõjatandrile kuulus Saaremaa kuni 1645. aastani Taani võimu alla. Poolakad on küll raamatus Henrik von Tiesenhuseni sõjavaenlased, kuid nende toime pandud rüüstamised ja tapmised pole päris niisugusena ajalooallikates kirjas. Rahva suus rändasid need sündmused oma rada. Kuigi raamatus on palju rahvaid, puuduvad sealt täielikult venelased, sest nende tähtsus oli 1625. aastal Eestimaal peaaegu olematu. Nüüd, kus olen selgitanud üht, teist ja kolmandat, soovin avatud meelega lugejale mõnusat kukkumist läbi aastasadade ja maandumist Paide lähedal metsas. Mariann Rückenberg.